Nii, tere hommikust. Kell on, mul ei ole käekella, Saskia pani selle pistuuri enne, aga kell on mingi 9 läbi veits. Saskia ärkas mingi 6 aeg. Ma mõtlesin korra, et ma ärkan ennast, et koristan ja käin pesus ja teen ennast korda ära, et me saame siis, peab suht varakult startima, sest kui ta nii vara ärkas, me läheme sünnipäevale ja me peame enne plikad maalt ära tooma. Ja siis, kuna ma juba eile õhtul olin nii väsinud ja mul oli nii halb olla. Ja siis ma ikkagi magasin nagu edasi. Heinu läks taga teise tuppa. Ja siis ärkasin mingi 8:20. Mingi 7 sain magama. No mingi 1,5 tundi sain magada edasi. Ja siis ma oleks ka veel tahtnud nii väga magada. Aga siis ma otsustasin ikkagi, et ma nagu ärkan ülesse, sest ma teadsin, et ta vaja koristada. Ja Saskia tahab mingi enne 10 magama saada ja nagu ajaliselt ka. Et muidu Paidesse sõit ja siis Maardusse sõit ja kõik, et tüdrukut seal korda panna. Nii et siis hakkasin liigutama ennast. Nii et ma tulingi pesust, veits ennem koristasin köögi ja mis ära. Ja nüüd tulin pesust ja teen ennast kiiresti korda, juuksed kuivad pärast tee peal autos. Ja siis valin riided endale ja tüdrukutele ja siis hakkame liikuma, sest siis saab Saskia autos magama jääda. Nii et alustame uuesti siis selle vlogiga. Täna on küll laupäev, tavaliselt ma alustan kas pühapäeval või esmaspäeval. Aga kuna meil tuleb täna sünnipäev ja kõik, siis ma mõtlesin, et äkki alustan täna hoopis. Et nüüd on nagu paus olnud, aga hea on nüüd nagu filmida, sest vahepeal mul viskas nagu peaaegu üle, et nagu igat oma liigutuste tegemist nagu. Ja see vist on nagu normaalne, et vahepeal nagu tahaks selles puhata ka. Ja pealegi meil oli nagu üpris rahulik nädal, sest ainult Saskia oli ju meiega, et käisime, poodides ja värki käisin, aga ja mingi mängukatel, aga ja siis ma mõtlesin, et praegu ongi hea nädal teha, sest nüüd hakkab Heinul puhkus. Või hakkas juba. Ehk siis, et siis on nagu rohkem nagu toimetamisi, mis oleks nagu võib-olla huvitavam vaadata, kui siin kodus koristamist ja söögi tegemist ja niimoodi. Vot. Nii et teeme need ruttu korda, mis ära, mul on siin mingine. Heinu kuulab taga, Saskia üritab teda üleval hoida. Saskiale nagu üldiselt tantsida meeldib ja värki, aga ta ikka jaurab. Nii et ma üritan hästi kiiresti ennast normaalseks teha. Kell on mingi 6:45. Abikaasa tuleb. Paljas. Aga mis on? Aga me jõudsime koju, mingi vihma, no totaalselt kallapees. Ma läksin tooma oma asju tagant. Ja ma ei tea, pea oli... Võta talt see kleit ära.
pane mingi kodusärk. Pea oli mingi mõtteid täis ja siis vajutasin luugi lahti, mitte luugi klaasi ja siis kõik asjad kukkusid sealt lihtsalt Tahad vanni või? mingi okei. Noh, kallis. Kas kõik võivad need? Veel Saski omad. Me peame tooma laste laua keldrist. Siis saate teiega proovida, siis kui on laud toodud, siis. Kas keegi Saskiga vanni läheb? Ei. Ja siis mu mõte jooksis kokku. Igastahes me sõitsime maale, tõime tüdrukud ära maalt, siis tulime korraks koju ja siis sõitsime Maardusse sünnipäevale, vahepeal käisime poes. Tagasi tulles käisime jälle poes, ma ostsin sõbrannale ta lapsele ka ühe Barbi Merineitsi, mis ma siin mingi aeg näitasin ka, et noorele ostsin. Ja siis ta laps tahtis ka ja siis ma käisin ostsin, sest nad ei satu sinna kanti ja ma ka muidu ei satu. Ja kuna ma tahtsin tegelikult augustis on mul sõbranna lapse sünna ja kingi ära osta, siis ma käisin ostsin sõbranna lapsele ka kingi ära. Pärast võivad. Ja, jah, kõik. Ja siis sain sealt kingi kätte ja siis ostsin tüdrukutele veel mingi Lego komplekti ja mingi väikse Lego komplekti ja ühe kaisuka emmale. Nii et tore. Ja nüüd jõudsime koju ja nüüd ongi, et ma peaks hakkama süüa tegema, kuigi ma tahaks nii väga tellida, mis on halb harjumus, see on nagu tellida süüa oleks palju lihtsam, aga ma hakkan tegema kanasuppi, nii et ja sellise vihmasilmaga kanasupp on väga hea variant ka, nii et ja siis ma lubasin, me paneme Nooraga seda Lego kokku ja mängime, nii et ja ma siis hakkan. Tere hommikust, kell on mingi 3:11 ja see hommik on lihtsalt totaalne kaos. Mul on tänaseks juba mõõt nagu nii täis ja kell on alles 3:11. Nii et on ka meil siukseid toredaid päevi, kus lihtsalt juba hommikul. Minu meelest kõik 3 last on täna täiesti vale jalaga ärganud. Okei, Noora nüüd juba on normaalne. Aga kõigepealt Saska 6 aeg. Ta jäi mingi peale 7:30 uuesti magama. Siis sai magama tagasi ja siis emma oli mingi enne 9 mu voodi juures ja kella 6 peale Saska juures. Ja kui emma ärkas, on ainult üks kaklemine Nooraga ja üldse mingi jauramine ja nutmine vahet pidamata, mitte miski ei sobi, ainult mingi lollus teeks. Täna on täpselt see hommik, kus ma lihtsalt mõtlen, et nagu ma ei ole loodud emaks, ma ei oska oma lapsi kasvatada, ma ei saa aru, miks nagu peab ainult röökima ja karjuma. Nii et ma ei tea. Korrastasin just veidike kööki, Hennu käis suurematega koos poes, sest meil olid kõik asjad otsas, panna ja võikumaterjal. Ja siis ma nüüd teen süüa. Sain köögi korda, teised toad mitte ja panin pesu pesema. Ilm on siuke kahtlane, et teeks me vist õue kuskile lähme, ma arvan. Ma ei tea, vaatame. Aga jah, täiesti, ma ei tea. Ma loodan, et see päev veel läheb paremaks, sest hetkel on küll siuke tunne, et mitte kõige parem tunne, ütleme nii. Tule. Kus me lähme? Bussipeatusse. Ja kus me sealt lähme? Rokka. Rokkama? Üles mängima. Ei, mängima me küll ei lähe. Lähme siin. Lähme üle. Ei, me ootame, et bussi peale minna. Sest sõita teise poodi. Miks siin? Sest õues jääb vihma. Seda ei võtta. Võta. Tule, räägi ilusti. Seda või? Tere hommikust või miskit sinna kanti, kell on 11. Ma hakkan küüntesse liikuma ja
mul on ülihalb tuju. Ülihalb. Ja oleks sellele siis hästi mõju põhjuseks see, et ma olen naisterahvas. Ei, mul ei ole päevi veel, aga varsti peaks hakkama. Kindlasti see mängib rolli. Ma olen viimased päevad nagu maks, närviline. Ma olen tähele pannud, et üldse peale või enne päevi olen ma väga selline, ma ei tea, kohutava iseloomuga mind ennast läheb see närvi, nagu ma olen lihtsalt nagu täielik pomm. Ja kui ma peaks nagu väsinud veel olema, siis on nagu ekstra. Et kui ma veel väsinud ei ole, siis nagu kuidagi ma elan selle üle, sest ma lihtsalt saan kulgeda. Aga kui mul on väsinud ka, siis ma lihtsalt Plus siis hakkasin küntesse tulema, et panna ennast riidesse. Ja ma arvan, et igal naisel on neid perioode elus, kus sa lihtsalt vaatad peeglis ja mõtled, et tahaks nutta, et mis elu see on, vaatame välja. Või palin, et mis mõttega ma üldse opile lähen, ma näen nii rõve ja paks välja, et miski enam ei päästa seda olukorda. Hästi normaalne mõtlemine. Hennu küsis ka mult, et kui ma kodust ära tulin, et mis sul viga on. Siin vahet ei ole, mis mul viga on, paha tuju on. Miks sul paha tuju, kallis on? Ütlesin, et sa niikuinii ei saa seda muuta. Ja siis ütlesin okk, et mul on see naiste periood, kus ma lihtsalt tunnen, et ma olen mingi täiesti rõve. Juuksed on rõvedad, miski ei hoia, ma olen paks, miski selga ei sobi, nägu on nagu kuu, on rõve, kõik on rõve. Aga siis, kui ma jõudsin selle mõtteni juba, et miks ma üldse sinna opile lähen, et ma olen nii lootusetus seisus, et see niikuinii ka ei päästa, siis tuletasin endale meelde, et kui ma ka 49 kilo kaalusin, oli mul neid perioode elus, kus ma tundsin, et ma olen lihtsalt maks paks ja maks rõve. Nii et see tuleb kuidagi lihtsalt üle händlida ja siis tuleb jälle parem periood, kus sa tunned, et sa oled nii ilus ja nii äge ja nii et ja naiseks olemine on super veider asi. Nii, ma sain küntes käidud, tegin siuksed suht siuksed neutraalsed selles mõttes värvitoonis, kui mul ennem olid mingid neonid, aga kuna meil on siin pulm ja pildistamine, kus meil on valged riided, siis ma mõtlesin, et vahelduseks midagi siukest tagasihoidlikumat. Aga sain natuke rääkida küünetehnikuga, oma halvast tujust ja kõigest. Veits on ikka nagu paremaks läinud, aga suht hale kass käti ütleks. Ma ennem tahtsin öelda, et võidu, kas nagu teistel ei ole seda või? Kas ma olen mingi ainus, kes nagu vahetevahel kassib, tunneb. No ma arvan, et see, et ma ükspäev tundsin ennast nagu kõige maailma halvema emana ja et ma ei peaks üldse lapsevanem olema, et ma olen nii läbi kukkunud. Või mitu päeva olen seda tundnud, siis ma arvan, et see on kõik selle sama tujuga seotud ja tahaks loota, et kõigil on neid emotsioone. Et ma ei ole ainus. Aga ma lähen jalutan nüüd, ma olen A Le Coq Arena juures, lähen jalutan siit Kressu ja vaatan, äkki ma saan noorale või emmale või mõlemale järgmiseks kuuks juba lasteaeda uued sisejalatsid. Äkki õnnestub, vaikselt juba pean silmad lahti hoidma, sest mul ei meeldi asju võtta viimasele minutile. Nii et ja ma ei ole kindel, et ju kohe kuskilt saab ka, nii et vaikselt hoian silmad lahti. Mis sa sööd, Noora? Ei, ma arvan, kes see meie sealt vaatab juba. Oo, kes see on? Jaa. Tere hommikust. Ma ärkasin vist mingi 15 minutit tagasi. 8 veits läbi, kell hakkab varsti 9 saama. Ja me tulime Saskiaga õue, sest teised kõik magavad või Hennu ei maganud, aga nüüd Hennu saab uuesti magama minna. Ta nagu ärkas Saskiaga, Saski ärkas mingi 7. Ja ma ei tea, viimasel mul on nii raske hommikul kuidagi üles saada. Mul oleks vaja nagu vähemalt 8 magada, aga Sassi on jälle hakanud 6-7 aeg ärkama. Ja siis see on nagu ja ma ei tea, igastahes Hennu on see, kes nagu ärkab, sest praegult, sest ta nagu alati saab lapse kõrval edasi magada, kui laps mängib ja kõik, aga mina nagu never ei saa. Nii et jaa,
nii et siis praegult on nagu nii ja nüüd ma mõtlesingi, kuna Sass oli tegelikult suht vässu, aga Noora magab viimasele meie kaisus jälle, siis ma ei saanud teda nagu viia meie tuppa tagasi magama ka, sest Sassul võtab aega veits, kui ta magama jääb ja siis ta ajaks nagu Noora ülesse. Siis ma mõtlesin, et poodi on ka niikuinii vaja minna pärast, et me tuleme õue, käime poes, me istume liivakastis, Hennu saab rahulikumalt magada ilma kisata ja teised ka saavad magada. Ja siis pärast on asja tulemas ja peab päeval poodi minema. Ja täna on nagu mega soe ilm. Nagu ma olen suht siuke, et wow. Ma võtsin kaasa jope, panin pusa selga Saskele värki. Endal ka pusa seljas, õnneks ma pusa alla midagi ei pannud. Ma võtsin esimesed asjad, mis ma üldse kapist või kuskilt koridoris kätte sain, et ma ei peaks tubadesse minema. Aga jaa, nii et ma ei teagi, mis me täna teeme nii hea ilma puhul. Mega soe on juba, kell pole 9, nii et äkki on randa minek jälle üle pika aja. Nii, me jõudsime just koju ja igal pool on lihtsalt asjad. Ma hakkan kohe toimetama, päevaplaan on lihtne, tundub väga mõnus, vaatame, mis reaalsus on. Hetkel hakkan hommikusööki tegema, siis läheb Saska tuttu, Hennu läheb teistega õue, ma hakkan koristama. Kui Saska ärkab, siis lähme randa. Vaatame, mis reaalsus on. Aga ma tahtsin näidata, ma kõiki asju näitan, mis ma siin ostnud olen, mingid mõttetud legod, mänguasjad, mis iganes, mingid vee, mingid rannamänguasjad, mõttetu. Aga ma tahtsin näidata, saime Noorale mega ilusad sädelevad tinnised, need on nagu nii ilusad ja nii ja siis sain emmale siuksed, siit on roosaga, nii nunnud. Siis sain emmale, ta juba eile käis nendega õues, need Croksi omad ja siis sain Noorale siuksed ja veel Noorale sellised mega ilusalt sädelevad jälle. Mega ilus. Igastahes ja siis Noora sai veel mingid aluspesu printsessi omad, aga need on juba ammu kappi ära pandud tal. Tal on mingi hull teema nende Disney printsessidega, nii et väga hea jalanõude saak, ma ütleks. Ja tegelikult ma läksin poodi, kui ma neid Croksid ja tossud ostsin, siis ma läksin poodi tegelikult ostma, et äkki ma saan lasteaeda järgmiseks kuuks ise jalatsid. Neid ma ei saanud. Sain väga palju muid asju. Tada! Ja. Kena muna. Nii, issam, mingi punn siin. Aga igatahes Hennu läks just tüdrukutega ära. Saska läks just voodisse ja ma peaks hakkama koristama, aga enne kui ma hakkan koristama, siis mul nagu tekkis küsimus, et kas see on ainult nagu meie pere probleem, et mul nagu loogika ütleb, et kui Hennul on puhkus, meid on 2 kodus ja on lapsed, ehk siis mul peaks olema nagu 10 korda rohkem aega, 10 korda rohkem abikäsi, et kõik saaks nagu olla korras, väga hästi, aga nagu alati, kui Hennul on puhkus, siis on nagu täielik kaos ja kui tal on siin olnud mingi 3-4 nädalat puhkust teinekord nagu eelnevad aastad, siis lõpuks ma ei jõua ära oodata, millal ta tööle läheb. Just sellepärast, et nagu ma olen inimene, kes ei kannata, kui on kõik segamini, korralagedust ja värki. Ja mul on lihtsalt nagu nii kõrini sellest kodust, et nagu kõik on nii pea peale pööratud kogu aeg. Ja kui Hennu on tööl, siis kuidagi on meil kuigi mul peaks siis just nagu keerulisem olema, et nagu 3 last, ma üksi, aga mul on ikka alati kõik nagu normaalselt korras ja nagu kõik asjad on ilusti pandud ja nagu selles mõttes on nagu hetki, kus on kõik sassis, aga nagu päeva peale saab kõik korda, aga praegult nagu kui on puhkus, ma olen sellele nagu eelnevad aastad ka mõelnud, siis nagu mul ei teki seda hetke, et nagu mul oleks kõik korras, kuigi tegelikult just nagu peaks nagu tunduma, et meid on nagu rohkem, peaks nagu lihtsam olema. Ma ei tea, igastahes väga hull, mis siin kodus hetkel toimub. See on nagu, issa, mul on mingi räme punn siin. Ainult kraabin nüüd. Aga igatahes see on nagu lihtsalt nii jõudne, mis siin kodus toimub, et mul ei jagu sõnu.
aga me oleme just lõpetanud hommikusöögi ja kõike nii, et aga ma näitan ikkagi teile. See on nagu suht hull, aga ma näitan, mis siin kodus toimub ja mina hakkan siis koristama ja Sassia läheb magama ja teised on siis käivad rokas, vaatavad, kas saavad need lennukid ja värgid ja siis lähevad mängukale ja ma loodan, et ma saan enam-vähem, okei, meie tuba jääb koristamata, sest Sass on seal, aga nagu teised toad ma tahaks kõik korda saada. Et äkki ma õhtul jõuan siis meie toaga ka tegeleda, äkki. Ja kui Sass ärkab ja teised tulevad, siis lähme randa. Nii tubli oled. Ja vaata, et sa ei kuku. Tassu. Hausti. Istu, mine istu ilusti. Me ostame 2 kuusti. Võtsin ära. Emma, tule korra ära, lase Noora. Chciałbym powrócić do czasów, kiedy oglądałem bajki. Niepotrzebny był nam browar, wódka, jointy albo fajki. Wystarczył nam telewizor i leciało Scooby-Doo, Scooby-Dooby-Dooby-Doo, Scooby-Dooby-Dooby-Doo. Vaata, mis Sissi teeb. Anna kättu emmele. Nii, me jõudsime koju rannast, käisin just duši all. Ja teised läksid praegu, et ma hakkan süüa tegema, aga ma ei jõudnudki enam näidata, et ma enam-vähem sain 1000 korda, mitte täielikult, aga parem kui muidu. Nii, näitasin ära, muidugi on juba mingid uued asjad koti tasemel rannast ja värki ja lapsed on juba veits mänginud ka, ehk siis jah, aga täna saab vähemalt selle kodu ikkagi korda. Õhtuks ma pean panema pesu kuivama, uue masina käima ja hetkel teen söögi ja kui me oleme ära söönud, siis vaatame, mis kell on ja kas lähme õues, kell on kohe 7. Vaatame, kas me jõuame täna veel või mitte. Võt, aga ma hakkan ruttu süüa tegema, kuni veel on võimalust. Tee ääres. Emma, tee. Nii vähe. Noora laadi oskad, jah? Jah, väga hästi. Kus sa jooksed nüüd? Tere hommikust, kell on mingi 9 ja ma olen naabrite juures, sest Sass ärkas kella 6 aeg ja ma panin ta mingi peale 8 uuesti voodisse tagasi, et ta magaks edasi ja ma pean või noh, vaatan terve päeva naabrilast ka ja saab meie lastega mängida. Nii et siis ma praegu tulin ülesse, et teised saaks nii kaua magada kui võimalik. Ja Heinu läheb mingi aeg autot ära viima ja siis
siis ma kolin alla ja siis äkki on mul lapsed ka üleval ja siis saavad koos mängida. On ju, Henri? Jah. Kiiresti sõita siin. Kodus sööte nii või nagu jäätist kohe ära. Ma ei teadnud, kas Henri võib jäätist süüa. Kuhu see läks siis, kui sa viskasid selle, kuhu see läks? Tere õhtust! Kell on veerand 10, me tulime just tuppa ja ma teen kiiresti söögi, läksid soolasvorstid ahju, nuudlid lastele, sest see on nende lemmiksöök ja meile teen kiiret Caesari hennuga ja lapsed on praegu valmis ja siis söövad ja tuttu ja siis ma ei teagi, homme hommikul ma lähen käin ära korra ja siis Hennu läheb, käib ära, toob auto, nii kaua mina üritan kodukorda teha ja pakkida, ma ei tea, 1000 päeva asjad kokku. Pakkida 1000 päeva asjad kokku ja ma ei tea, kuidas see õnnestub, sest asju on nii palju, äkki teen täna õhtul mingi notesidesse nimekirja, et siis homme lihtsalt panen täpp, mis on kaasas, et midagi maha ei jääks. Nii et, aga nüüd võttu süüa tegema. Tere õhtust! Ma ei tea, ma loodan, et te kuulete mind, aga kuna kõik läksid magama või no ma arvan, et lapsed jäid juba magama ka ja Hennu sinna ka, ma kohe lähen ajan üles seda, siis igastahes ma just lõpetasin koristamise ja siis ma mõtlesin, et ma tahaks nagu paarist asjast rääkida. Et ma mõtlesin sellele männipargis ja arutasin Hennuga, pluss siis kui ma nüüd koristasin, alati kui ma koristan, siis ma mõtlen oma mõtteid ja asju. Ja siis ma jõudsin ka seda nagu mõelda ja mõtiskleda selle üle. Igastahes, männipargis oli täna nagu mitu olukorda. Ja need panid mind nagu väga sügavalt mõtlema, mis nagu vanemate peas toimub või nagu... Esiteks jõuame mis olukordade juurde. Esiteks ma nägin, et üks tüdruk, ma arvan, et ta oli mingi 6-7 aastane. Nagu niimoodi, et tal telefoniga midagi ei olnud, aga samas nagu suht suur juba on ja, aga ta täiega nuttis. Ja siis ma läksin ta juurde, küsisin, et kas midagi on nagu juhtunud ja värk ja siis ta, et jaa, et ta kaotas oma emme ära, et ta ei leia teda kuskilt. Ma olin nagu mitu korda vilksamisi teda näinud juba ja siis nägin lõpuks, et ta istus maha ja hakkas nagu nutma. Ja siis läksin ta juurde. Ja siis ta ütleski, et ta nagu kaotas oma emme ära ja et ta ei leia teda. Ja siis ma ütlesin, et ära nuta, et lähme otsime ta koos üles, et kindlasti leiame ja siis ta tee peal kirjeldas mulle oma ema, milline ta välja näeb, et ma leiaks teda ja värki. Ja siis me otsisime, ma võtsin ema ja noorega kaasa ja isi jäi siis nii-öelda Saskiaga. Siis teised tahtsid nagu kaasa tulla ja siis kui me jõudsime niimoodi, et otsisime, läksime veits kaugemale, jõudsime ta ema juurde, siis ma jäin natuke eemale, siis ta juba nägi emmet ja jooksis. Okei, ma kohe lähen. Ja siis jooksis emme juurde emmet kallistama, kui ma õigesti mäletan, siis see emme isegi ei kallistanud last vastu, vaid hakkas ülikõva häälega lihtsalt riidlema temaga. Et umbes, et sina pead jälgima mind, et mina ei saa sind jälgida, mina pean jälgima umbes väiksema tõde, kes oli kuskil emma suurene, emmast nõks noorem. Tule mu kaissu, emme kohe tuleb, paneb su tuttu.
tule, emme kohe paneb su toitu, tule Kaissu. Ja lihtsalt nagu riidles taga, et umbes sellepärast ma teiega siin käia ei tahagi ja et mina pean õde jälgima ja mitte sind, et sina pead mind jälgima ja kui sina mind jälgigi, siis kaongi ära ja lihtsalt aega ainult riidles, ma olin nagu mingi ja näitad oma luitut. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema, et nagu ma saan sellest asjast aru, et laps peab ka nagu jälgima ja kõike ja ei tohi nagu ema juurest ära minna. Et see on nagu täiesti fine, et sa selle eest nagu riidled, näiteks kui oli kokkulepe, et on ühes kohas on ju, või noh, mis iganes. Aga nagu see, et nagu sa näed, et su laps on nagu megalt endast väljas ja sul on nagu suht savi sellest, vaid sa hakkad teda kohe nagu ta peale karjuma ja nagu sõimama. Ja siis sa nagu ise ei ole mures olnudki, et su laps on nagu kadunud. Jah, ta on nagu mingi 6-aastane võib-olla, 7-aastane. Aga siiski sa ju emana nagu vilksamisi hoiad silma peal, et kus su laps on, kui sa tead, et te olete koos. Et nagu, ma ei tea, isegi kui ma tean, et Noora on kuskil seal mängukal on ja noh, liigub ja mina olen seal samal mängukal, aga kuskil teise atraktsiooni peal, siis ma ikka nagu vilksamisi ju kogu aeg piilun oma last ja vaatan, et ma teda näeks ja et tal oleks kõik hästi või nagu vahet ei ole siis, kas ma olen 3 lapsega üksi või 1 lapsega või 2 lapsega või no ma ei tea. Minu jaoks oli nagu nii müstiline, et sul on nagu nii ükskõike, et sa ise nagu ka oma lasti vaata ja sa isegi ei otsinud teda taga. Rääkimata, et mulle aitäh oleks öeldud või midagi on ja, et ta vaatas mind mitu korda ja siis karjus edasi. Ma olin mingi okei. Nii see selleks, siis mul jäi see nagu mõttesse kummitama ja siis natuke aega hiljem, kui ma Saskiga mängisin, siis üks mingi poiss, kes oli, ma arvan, Noora vanune, kukkus niimoodi, et ta lõi pea täiega ära. Ja siis jäi korraks sinna maha ja siis tõusis püsti, katsus pead. Ja siis ma läksin ka nagu ta juurde ja küsisin, et kas kõik on hästi, vanemaid jälle mitte kusagil ei ole. Siis ma mõtlesin nagu, okei, käis ringi, otsis oma ema nagu ja oli siuke pool nutel, hoidis peast nagu kinni. Ja siis ma mõtlesin ka, et jälle nagu ema mitte kuskil nagu nii väike laps, ema mitte kuskil ei ole nagu silmamas lastega, mitte midagi. Ma ei tea, minu jaoks on nagu siuksed asjad ikka suht nagu müstilised. Et mina ei saa siuksest asjast aru, et nagu võib-olla ma olengi, ma tean, mul on seda hästi palju elus öeldud, et ma olen tohutu kanaema ja värki, aga nagu ta on ju su oma laps, et nagu isegi kui ta nagu oma süül ära kaob või midagi, siis sa oled ta ema ju siiski ja sa esimese asjana muretsed, et ta üles leida ja kõik hästi oleks. Ja siis hiljem tuleb jutu ajamine, riidlemine, whatever on ja sa rahustad ta nagu maha, et emme on siin, et kõik on hästi, vaata, et sa ei pea enam nutma või ma ei tea. Või ma lihtsalt omamoodi ja olengi hellitan oma lapsi, nagu mul on ette heidetud ja olengi liiga kanaema ja hellitan neid ära ja mis iganes, aga lihtsalt minu jaoks on nagu nii müstiline. Samamoodi ma ei luba endast nagu kaugele sõita ega minna ja värki, et ma ei tea, aga jah, igastes need on mind siin terve õhtu, ma olen nende juhtumite üle mõtisklenud, pluss minu meelest üldse täna oli nagu mingi loomaaed sinna lahti lastud. Suured lapsed, keegi käituda ei oska, vanemaid ei ole. Lapsed ronivad kuskil väikelaste nende mängukate katustel, hüppavad alla. Ma ei tea, no täna ma tundsin esimest korda seal männipargis nagu muret oma laste perest, et neil oleks seal turvaline olla. Sest nagu tõesti siuke tunne, nagu oleks mingi loomaaed lahti lastud, nii et ma ei tea, ma ikka, kui me Nooraga ka, nagu Noora on minu meelest juba piisavalt suur, et kui me käime nagu siukestel Saske vanustel mänguplatsidel, siis nagu ma olen alati, et ettevaatlikult, siin on väiksed lapsed, me ei roni vales kohast, me ei lähe mujalt, mitte midagi, ükskõik kui titekas see on, me teeme õiget pidi, tule leiame mingi ägedama mängu sulle, aga nagu me arvestame, et mis vanusele see plats on mõeldud ja kuidas see käituma peab ja üldse ei ronita kuskile mingi katustele või ma ei tea, selleks on nagu suured mängukad ja asjad, kuhu minna nagu oma vanustele, et sa ei pea kuskil beebide omas olema, ma ei tea. Igastahes, nende asjade üle ma olen mõtisklenud. Ma ei tea, lööge mind risti või mis iganes, aga minu meelest see on nagu suht siuke. Need on minu arvamused ja mina emana nagu mõtlen nii. Ja nagu ma ütlesin, võib-olla ma olengi kanaema, nagu mulle öeldud on ja liiga hellitan oma lapsi ja mis iganes, aga ma ei tea. Aga kuna tuleb välja, et üks laps ikkagi ei olnud nõus issiga magama, siis ma võtan ta Kaissu ja panen toitu. Ma sain ka emma magama ja rääkisime Hennuga just
meie tulevast, ma ei tea, päevadest, nädalatest või noh, nädalast nagu läheb mega tihedaks ja mida kõike peab kaasa pakkima. Kell on 3:12. Ma lähen käin pesus ja siis ma tahaks veel fake tannida, sest me läheme homme Saaremaale ja mul on hommikul vaja ära käia, ma jõuan mingi 12 peale 12 koju ja me peame jõudma käia Hennu vanemate juures otsima neile pildistamiseks riided. Ja me peame olema 15:30 sadamas, Hennu peab käima tooma autoremondist ära. Ja 15:30 oleme me sadamas, et saada reisivoodi Hennu venna naise käest. Ja siis me sõidame Virtsu äkki oli. Ma arvan küll, et oli Virtsu sadam. Ja siis läheme Saaremaale. Me läheme siis homme õhtu, ülehomse päeva ja ülehomse hommikupooliku seal, mingi 1:30 meil tuleb Saaremaalt praam linna, siis me läheme Paidesse, on Reho 50 juubel, mis on üllatuspidu talle. Ja mul on selleks vaja riideid Saaremaale, tüdrukutele riideid ja meile kaasa pakkida. Siis me läheme Vembukale lõunast ja siis esmaspäeval ma pean olema kell 2 Pärnus Meigis ja siis kell 5 on meil Pärnus perepildistamine. Me võtame Maku ja Rioga kaasa, kuhu mul on siis vaja riided võtta kõigile kaasa. Meil Hinnuga on 2 setti riideid ja siis teisipäeval mul on sõbranna pulm, kuhu meil on riideid vaja ja meigi asju mul kaasa võtta, et endale meik teha. Ja nende sündmuste jaoks ma tahan ka fake tannida ennast, et ma ikkagi pildistamisel ja pulmas ikkagi veits normaalne välja näeksin. Ja jah, nii et väga tihe tuleb siin. Tere hommikust või nüüd juba lõunast, issand, ma nii räigin, ma pean käima pesus ära. Aga natuke mu fake tanniga. Me lõpetsime siin hommikusöögid ja asjad, või no kell on 1:30 hommikusöögid ja mingid hommikused toimetused. Ja Heinu läks autot ära tooma ja ma pean pakkima hakkama, sest me peame olema kell on 1:30, 2:30, 3:30, 3:30, 3 tunni pärast sadamas ja enne seda mul peavad kõik asjad olema pakitud. Me peame olema käinud ämma-äia juures, et neile pildistamisriided võtta siis, nagu ma siin 100 korda vist juba maininud olen. Nii et tšau. Nii et ma hakkan vaikselt pihta ja mingid... Igastahes mul pole siin aega midagi teha. Mis sööd? Muffinit või? Kohe. Praegu. Kuskile suunda liikuma. Tegelikult me oleme sõidus juba mingi 2 tundi varsti või? 2 tundi oleme juba sõidus ja me oleme ikka Tallinnas. Nüüd me sõidame vaikselt sinnapoole, et liikuma saada. Plikadel linnast välja ja plikadel juba mingid kõhud tühjad ja jonnivad. Ja kuna meil on nüüd suht kiire, me peaksime suht täpselt jõudma, siis ma tellisin juba ette Mäkist ära friikad ja nagitsad neile ja siis saavad neid pugida siis tee peal. Aga ma ei tea, ja meil läheb ikka suht kiireks ja me juba oleme Hinnuga lihtsalt nagu eelmises klipis näha oli suht on, sellepärast kuna Emma on juba, ma ei tea, kui palju nutnud ja jonninud, me pole sõitma veel hakanudki, et
tahan sülle, ei taha istuda, kõht valutab, tahan juua, lutu on kadunud. Ma ei tea, Noora ei näita, Noora ei tee, Noora ei jonnib, ma ei tea mida. Saski ärkas ka ülesse, nii et... No. Ütle, me käisime looma ja vihma sadamas. Ütle. Noora palus edasi öelda, et me käisime loomaaias vihma sadamas. Me ei käinud loomaaias ja vihma ei sadama. Aga, jah, nii et saab väga meeleolukas sõitol. Ma loodan, et kui nad saavad söögid kätte, et siis söövad kõuda ise, et äkki emma jääb vähemalt magama. Ma ei tea, et mingil väga hullu jonni ei tule ja et me ikkagi praamile jõuaks, sest meil on piletid nagu ostetud. Nii et eks näis, loodame siis. Emma, me saame kohe laeva peale või no praami peale. Keegi vist lähevad juba. Emma, vaata, teised autod hakkasid sõitma, me saame ka kohe praami peale ja siis teeme opsi. Kas emad lähevad ära? Ei, kuhu ette reede. Issand, igal pool on nii palju päikest. Aga me jõudsime Saaremaale. Isi kohe tuleb ja lapsed on nagu nii läbi. Eriti Saskia. Ta ei jõua enam üldse seal toolis olla ega istuda. Siuke jaur käib vahet pidamata. Nüüd läks Hennu taha vaatama. Meil on sõita veel veerand tundi, aga me peame poes ka kuskil käima. Siis me jõuame kohale, siis me peame panema Saskia reisivoodi üles ja ma hakkan süüa tegema. Ja siis ma arvan, et kui me viitsime ja lapsed magavad ja mul ema kunagi jõuab ka, siis mingi 10:30, siis võib-olla lähme Hennuga kuskile jalutama kahekesi. Aga eks näis. Ei. Seda teeme siis, kui männikord tuleme. Lähme. Head hommikust, jah. Lähme, Siilik on, see on kuur. Maal ju käid ka keldris ja kuuris. Näha. See on nii paik. Anna ma näita. Ma näita. Ta võib hammustada ka. Ma hoiatan. Katsuge okkaid. Jep. Aga jah, siia tuleb see. Ka päevinnast tulti remontsi tegema. Lapsed kadusid. Pardipojas. Oi, kui nunnu. Piku armsad. Mis see nii pikk joon on? Ma ei tea, see on ööle. Tee veel. Esiteks meie öö oli täielik kaos, sest või noh, minu öö oli, Henriko magas, puhkus on ju ja siis ma läksin me tulime Hennuga enne 12 nõks koju siia saarde ja meie üllatuseks Saskia oli üles ärganud, sest tüdrukud, issand, mis mu soeng teeb, sest tüdrukud ei suutnud nagu tasakesti olla. Läksime Hennuga Saskia
saime kõik magama. Hinnu läks enne 1 magama. Ma rääkisin emaga kella 2 juttu, sest ei olnud ammu näinud. Ja 2.30 vist emma hakkas jaurama. Ma läksin 2 tundu, 3 tundi sain vist, no ma ei saanud magada, sest ma ei jäänud kohe magama, ma ei jää never kohe magama. Siis 2.30 emma nutis, tahab kaissu, tuli kaissu. Siis hakkas Saska kohe, kui emma tuli kaissu, hakkas siplema. Lootsin, et jääb magama, ei jäänud. Kell 3 ta sai piima. 4 aeg Noora hakkas nutma, et tal on pissjada. Me käisime vetsus. 4:30 aeg Saska sõi, sest ta nuttis. Ja 6 midagi tärkas üles, et tal on magatud. Nii et ei olnud just eriliselt imeline öö, aga enesetunne on päris ok. Ma jõin mingi 1,5 tassi kohvi ka. Ja põhimõtteliselt siis terve hommik on jälle nagu ikka meil ja eilne tee. Hommikuks juba ennem kui sain uksest välja, ma mõtlesin, et nagu miks. Sest kordamööda kõik nutavad ja karjuvad ja miski ei sobi ja ma ei tea, kogu aeg on mingi draama. Vahepeal oli hetk, kus Noora oli ühes toas, nutis emma teises toas ja Nooral on, ma ei tea, nagu ikka lastel käib see mingi katsetamisperiood, et mingi periood on nad ülisõnakuulelikud, ülitublid, järgmine periood nagu jookse peaga vastu seina, lihtsalt see on kõige mõistlikum tegevus, mida üldse sel hetkel teha saab, sest ma ei tea, sa võid oma hääle ära karjuda, sa võid ükskõik mida teha, ta lihtsalt ei kuula, ta lihtsalt vaatab sulle otsa, on nagu meh ja läheb oma eluga edasi. Ja ma tean, et need hakkasid kuskil mingi 2-aastasest, et niisugused perioodid, nüüd on minu meelest neid harvem, aga kui need on, siis nad on palju tugevamad, et kus ta ei kuula nagu üldse sõna. Lapsena ikkagi miski nagu aitas, siis nüüd on nagu siuke, et ma ükspäev lihtsalt mõtlesin, ma hakkan nutma, et ma ei tea, mida teha, et on nagu nii väike, et nagu ei taha olla mingi täiesti mingi, ma ei tea, mida oma lapsega teha või nagu tahaksid ju olla hea emaga nagu, ma ei tea, igastahes see selleks. Me jõudsime autosse lõpuks, küll on 12:30. Aega võttis, aga asja sai ja nüüd me lähme pika jutu peale mul seda kaatrisse või? Kraatrisse. Piinlik. Nii et me lähme sinna. Hinnu pole Never Saaremaal käinud, tuli eile välja, ma olin mingi what, ma ei teadnudki. Loll 7 aastat koos on, ma ei tea, et mu abikaasa pole käinud Saaremaal. Nii et lähme näitame talle siis ümbrust. Ja siis lähme, ma ei tea, vist mingi tuulikute asjade juurde ka lähemale ja siis lähme kesklinna mängukatele ja sööma ja vaatame, kuidas meie imelised lapsed end üleval peavad. Ja siis mõtleme, mis õhtused plaanid ja kõik muu. Mängu mäest meil nüüd saame äkki treppitest. Sa kukud. Vesiroosid. Jaa. Ära nii tee. Kaka sisse käed või? Ei lähe suure peale. Emme tule vaata korra. Mis see tähendab? Lissi oskab sellele vastata, mitte mina. Mis asi? Ta tegi. Sees on suured niisugused hammasrattad ja siis need hakkavad keerama ja siis 2 hammasratta vahel pannakse viljateradesse ja jahvatab niimoodi jahu. Ja vanasti muid Miks see töötab? See on tuul on see, mis ta tahab. Emme, kas nende 3 saab sees käia? 9 saab sees käia. Mamma lihtsa. Sisse ei saa minna. Ta on nunnukad. Ei, see mind ei kõneta. Lasta olla. Mine katsu. Tal on 5, kui sa läbi jooksid. 5 eurot annab issi. Mine jookse teisele poole. Istu ilusti. Hallo Enna. Ta on peidus. Tudusid.
lähme. Anna kätte. Nad lõtsid aastal kõik. Ja juhtus. Viisi Vitamixit. Ilma lisatud suhkru. Tahaks öelda, et tere õhtust, aga hästi nagu ei mängi väljas, sest me tulime kinost ja kell on 1:30. Siis kui emmed ja issid tahavad 3 lapse kõrvalt aega saada, et kahekesi olla, siis tuleb nii hilja seanssidel käia. Jep, mis seal ikka. Film oli hea, me käisime vaatamas mingit võimatut missioon 4 või? Ja tänapäeva hull trendivärk on see, et ühest filmist, mis kestab põhimõtteliselt 3 tundi, siis sellest ei piisa ja teeme aga järgmise osa juurde, et kütta põnevust ja oodata järgmist osa. Aga räigelt hea film oli. Ja just Heinule ütlesin, et kui ma tema puhkuse lõpuks ehk siis järgmiseks pühapäevaks veel elan oma magamatusega, siis ma ei tea, mis saab edasi. Aga sellest räägime hiljem, sest jah, ma olen päris väsinud hetkel ja me jõuame tegelikult kohe, kuna Saaremaa on nii pisikes, me jõuame kohe koju. Aga tegelikult ma tahtsin ära rääkida enam, kui ma unustan selle, et me käisime täna siin instrumentaariumis Saaremaal ja meil oli väga huvitav klienditeeninduse kogemus. Nimelt mina olin siis juba põhimõtteliselt prillinaamid välja valinud, ma lõpuks ei ostnud neid. Ja siis vaadati, ma ütlesin, mul on kõik prillid lapsele nagu instrumentaariumist tellitud eelnevad. Ja siis see klienditeenindaja vaatas siis minu lapse klaaside seda, et mis see miinus või pluss või whatever on. Ja siis tema, ma ei tea, kas tema mõtles, et ta kõva häälega kommenteerib või mõtleb või ma ei tea, mida ta mõtles. Siis ta oli mingi, issand, nii väiksel lapsel juba nii suur miinus. Ja siis veel koputas oma naaber klienditeenindaja õla peale, ütles, näed, nii väiksel lapsel on juba nii suur miinus, et ai umbes. Ma olin mingi, nagu mis ma teha saan või nagu, igatahes ma üritasin nagu rahulikuks jääda, prille ma sealt ei ostnud, aga nagu või nagu mul oli just viimases videos küsimus, et umbes laste poolt tuleb sellist suhtumist või nagu, siis ma oli mingi, chill, rahu, mingi, ma ei tea, whatever on ja siis nagu reaalselt ma ei oleks never, ever arvanud, et ma pean tegema täiskasvanutega ja veel vähem mingi prillipoe klienditeenindajaga, kes kommenteerib kõvahäälselt, kui noor või vana mu laps on ja et kui suur miinus tal on. Ja nagu see sõltuks minust ja temast, sest mu lapsed saavad, ma arvan, ikkagi keskmisest suhteliselt tänapäeval vähe nutiseadmeid, sest me üritame võimalikult palju nendega nagu käia ja teha, mis tuleb nagu ka videodest välja, ma loodan. Ja nagu minu esimene küsimus oli ka nagu, ma mäletan arstile, kui tuli välja, et Nooral on ülihalb silmanägemine, et nagu kus see tuleb. Mulle öeldi kohe, et see nagu, et ta on nagu nii pisike ja seal olid mingid muud faktorid veel peale nagu selle miinuse. Just ütleski, et see ei ole mingistest nutiseadmetest, vaid tal ongi nagu areng jäänud mingisest teatud faasis seisma ja see on geneetiline. Ja siis tuligi välja, et nagu põhimõtteliselt minu vend, mina ja Hinnu vend, meil kõigil on ülihea silmanägemine, aga meist endine nagu generatsioon on kõik mingid prillikandjad lapsest peale ja miinusega. Me olime mingi, ei tea tõesti, kust noorelt see miinus tuli. Aga nagu mida mu laps nagu teha saab, et nagu minu mõelest tore, et nii noorelt avastati ja värki. Ja kui ma tundsin nagu muret, sest ülipaljud, kellele ma ütlesin kunagi ka, kui ma sain teada need miinused ja asjad, siis olid mingi nii suur juba või nagu miinused lapsel. Oli mingi, no ma ei tea. Ja siis ma mäletan, et esimeses instrumentaariumis ma küsisin teenindajalt, et ma olen nagu kuulnud nii palju siukseid nagu ehmad või noh, siukseid, et nii suur või. Ja siis ta ütles, et tema küll mitte päris nii väike laps, aga suhteliselt nooreajaline, kes sai prillid, oli -6 üks klaas, et Noora on täiesti normaalne. Et see ei ole midagi hullu ja kuna nii vara saad jällile ja seda enam, et meil olid aasta aega prillid, vähem kui aasta, kui prillidega jõudis nägemine sinnamaani, et ta nagu näeb nagu oma eakohane, ehk siis sai korda ja rohkem ei ole praegult vaja midagi teha ja laseme silmal areneda nii, nagu ta peab.
ja lihtsalt käime kontrollimas, jälgimas, et ta uuesti nagu ei satuks langusfaasi või miskit. Igatahes jutt siin läheb pikale ja segaseks, aga lihtsalt ma olin nagu nii pissed off, et kuidas see nagu, kus me oleme üldse? Oleme õiges kohas või? Et sa nagu oled töötaja ja sa nii kõva häälega kommenteerid, ma ei tea, mis ma kannan oma lapse maha nüüd sellepärast, et nagu meil on mingi peres sees nagu prilli kandmine ja noorelt on kõigil olnud see miinus või nagu igatahes, jah. Ma ei tea, ta peaks endale uue ameti valima. Aga me lähme nüüd koju. Ma lähen võtan meigi maa. Panen teised riided selga. Teeme Saskele viimad ööseks valmis. Ja loodame, et saame magama. Näeme hommikul.